täna on jällegi see suurepärane varakevadine või hilistalvine päev, kus Samsung tutvustab, nagu Samsungil kombeks on, uusi nutiseadmeid. Ja ka sel aastal on siis Samsungil uues tootevalikus 3 uut mudelit telefone ja ka 3 uut mudelit tahvelarvuteid, mida meil kahjuks siin kohe näidata ei ole, aga räägime neist natuke ikka. Ja uutest seadmetest oleme, nagu meil tavaks on saanud rääkima meie hea sõbra Samsungist Sveni. Tere! Tere ka minu poolt! Ja hakkamegi siis nagu kohe pihta, et ilma aega raiskamata, nagu ikka, 3 seadet, väike, suur, väga suur on väga äge, väike on väga mugav. Räägi võib-olla lähemalt, et võib-olla nagu lihtsamaks tegemisest võib-olla vaataks seda, et mis on nagu muutunud võrreldes eelmise aastaga või mis on nagu sellist uut ja ägedat. No, muutunud on tegelikult väga palju. Et me alustaksin sellest kõige suuremast, kõige võib-olla ebapraktilisemast seadmest. Galaxy S22 Ultra. S22 Ultra, täpselt nii. Et esmakordselt siis S-seeria seadmes, kohe ka siin saan näidata, on siis nüüd S-Pen siin seadme sees meil. Ehk siis Galaxy Node'i selline hing elab edasi uues seadmes. Ta tegelikult jätkabki niisugust disainikeelena ka Node'i niisugust pärandit või kuvandit. Ja ta näeb väga noodilik välja. Ja et ma mäletan seda, et kui me rääkisime esmakordselt S21 Ultrast, siis seal oli see probleemiks nii-öelda inimeste poolt välja toodud, et see pliiats ei ole seal seadme sees, et ta on eraldi külge pandav ja see on nagu... Ta vist ei olnud ka kohe komplektis kaasas. Ta ei olnud kohe komplektis kaasas ka. Nüüd on nagu kohe komplektis sees. Kohe täiskomplekt on olemas, võta ja kasuta selles mõttes, et see on nagu niisugune kõige suurem muutuse. Kindlasti võib-olla välise poole pealt siis esiteks kindlasti disaine, aga mina tahaksin rääkida ka materjalidest. Räägi materjalidest. Et me kasutame siin siis kõige tugevamat alumiinummaterjalist raami, et tugevdatud alumiinumit. Lisaks sellele loomulikult esi- ja tagakülg kaetud siis Gorilla Glass Victus Plussiga, mis on juba siis uuem versioon Victusest ja tegelikult minu teada täna ainult siis Samsungi seadmetel kasutatav. Ja lisaks loomulikult elementaarne veekindlus, et IP68, et võib minna vabalt kuskil vee lähedal, et ei pea muretsema, et ära upub selle. Just, suurepärane. Midagi oli ka kaamerate siis nii-öelda klaasi puhul, see klaas, mis on kaameratel kasutusel, see oli ka midagi uut, mida varem ei olnud. Jaa, tõsi, et muutunud on nüüd siis kaamera objektiivil see põhikaamera, kus on 108 megapikslit see katteklaas ja see on siis nüüd nii-öelda Gorilla Glass DX, see samane klaas, mida kasutatakse siis kelladel tegelikult. Hästi kriimustuskindel. Üks asi on see, et ta on kriimustuskindel, aga teistpidi on see, et ta paistab paremini läbi, et tekib vähem diffraktsiooni. Just, ühesõnaga rohkem valgust paistab sisse ja ei ole selliseid varje ei tule peale. Just ja peegeldusi, jah, täpselt. Okei, aga kui me kaameratest räägime, siis räägi kaameratest veel, et Ultra on alati olnud väga head kaamerad, eks ole, 10-kordne optiline zoom, tegelikult see mitu zoom-kaamerat, et räägi neist lähemalt. Tegelikult Ultral on siis 2 telefotokaamerat, üks on siis 3-kordse optilise zoomiga ja teine on siis 10-kordse optilise zoomina. Lisaks sellele sekundeerib siis ka veel 100-kordne space zoom, mis on siis nii-öelda see digitaalne, aga tegelikult ta ka suudab siis kasutades seda 108 megapikslis kaamerat anda meile väga hea tulemuse zoomidesse. Et aga on kasutusel nõnda nimetatud hübriidoptiline lahendus, et kus siis samaaegselt töötab siis nii-öelda digitaalne zoom kui ka siis optiline zoom, kui ka siis kasutatakse põhikaamerat detailide heaks saavutuseks. Just, ja tegelikult see digitaalne zoom on selles mõttes parem kui varem, et see sensor on hästi suurte pikslide arvuga, ta oskab seda ära kasutada, et kui nüüd tavarežiimis ta võtab teeb sellest 4 pikslist 1 kokku, et oleks palju valgust sisse, siis selle suure kunstliku zoom'i puhul ta võtab selle nii-öelda füüsilise olemasolevate pikslite arvu ja kasutab seda ära, et see tegelikult ei ole niivõrd digitaalne kunstlik suurendamine, kuivõrd on tegelikult ikkagi reaalne piksel, mida kasutatakse, mis on väga hea. Et tegelikult me kasutame siin tehnoloogiat adaptiivne piksel, kus siis seade teeb nii-öelda korraga kasutab 2 kaamerat, et ta teeb siis ühe pildi siis selle maksimumresolutsiooniga detailide jaoks ja teise pildi siis 12 megapikslise kaameraga, kus on suured pikslid, et palju valgust saada, et see pilt oleks ka hele. See on tegelikult jällegi selline asi, mida teised enamasti ei kasuta, et jällegi üks Samsungi innovatsioon, eks ole, mida ma ei ole sellel aastal me oleme sellega seadmega toome väga tõhusalt seda ikkagi välja, see töötab väga hästi, nii palju kui mina olen nüüd neid jõudnud testida ja katsetada. Okei, aga räägi meile võib-olla ekraanis ka, et ma võtan ta siin kätte, et selles mõttes ekraan ka ju parem kui varem, ta on ikkagi samamoodi Super AMOLED, eks ole, et on samamoodi siis 120 Hz ja nüüd see alumine sagedus on tehtud veel väiksemaks, eks ole. Et ta algab siis 1 Hz-ist, et sõltuvalt siis sellest, et missugust materjali me sealt pealt siis vaatame. Et kui vaja, siis sujuv ja kiire,
aga kui me vaatame staatilist pilti, siis tegelikult see värskendussagedus ei pea olema nii suur, et tänu sellele me säästame ka ju tegelikult aku aega. Just. Sest akud on tegelikult suured, et Ultral on ju 5000 mAh. Noh, see on tegelikult ikkagi väga korralik aku ja tegelikult, mis on nagu eriti selline, ma ütleks, et jällegi Samsungi sellise riistvaratootja tugevuse musternäidis on see, et samasugusesse korpusesse, kus enne oli vist 4000 või 4500 mAh aku ja see pliiats on ära mahutatud, nüüd pandud veel suurem aku. Ja lisaks sellele on ka kiire laadimine, ehk siis see aku peab olema ka jahe kiire laadimise puhul, mis näitab eriti seda, et tegelikult see ei ole väga lihtne. See ei ole kindlasti lihtne, selles mõttes meie seadmed toetavad siis nüüd 45 vatist kiire laadimist, mis annab selle võimaluse, et nullist vähemalt 50% laed sa täis alla 30 minuti või kuni 30 minutiga. Just, et minevikku jäävad need ajad, kus sa pead telefoni ööseks laadima jätma, vaid see aeg on minevik, just. Et tegelikult, kui me räägime akust ja aku kestvustest, siis mina tahaksin rääkida ka seda, et meil on siin sees uus kiibistike. Et me kasutame ju esmakordselt 4 nanomeetrist kiibistikku, mis tegelikult muudab selle seadme veelgi kiiremaks ja tänu sellele, et ta protsessid töötavad kiiresti, tarbib jälle vähem akut, aku kestab meil kauem. Just, ja väiksema protsessi peal tehtud protsessor on ka jahedam, eks ole. Absoluutselt, et tegelikult on ka rõhku pandud jahutusele selles mõttes, et ta oleks siis piisavalt jahe ja tegelikult tänu sellele, et ka kestaks kauem. Ja esimest korda on ka, vähemalt nii palju kui mina tean, selle siis Exynos 2200 on selle protsessori nimi. Seal on kasutusel AMD-ga koostöös tehtud uus graafikakiip, mis peaks olema selline täiesti uue põlvkonna lahenduseks. Tõsi, õige, kõik on õige. Kas Ultral on veel midagi sellist erilist, mida me ei ole veel maininud, mis tasuks välja toomist? Laserautofokus oli kaameral, eks? Laserautofokus, see ei ole tegelikult uus asi, et see on juba olnud mitu aastat, et ka Note 20 Ultra oli laserautofokus olemas. Aga mida mina tooksin välja veel on see, et ekraanid on eredamad. Et kuni 1750 nitti välitingimuses. Jaa, ereda päikse valgusega asendamatu. Absoluutselt, et suvel ju oleme Pärnu randa ja siis vaatamegi, et hops. Just. Ja see on selline funktsioon, millest saab ise aru, et kui päike on ereda, mõõdab seda valgussensoriga, siis läheb automaatselt eredamaks. Tavatingimustes, kus nii palju eredust vaja pole, hoiab ta akut ja ta ei lähe nii eredaks. Jaa, täpselt nii, et see 1750 on saavutatav ainult väljas ereda päikese käes. Suurepärane. Aga läheme siis võib-olla Ultrast edasi lihtsamate mudelite juurde, et ilmselt selline keskmine asi on siis see S22 Plus, mis meenutab eelmise aasta S22 just selle kaamera kontuuri poolest, eks ole, ta on lihtsalt veel paremini integreeritud see korpusesse ja selline keskmise suurusega telefon, mis ilmselt paljudele meeldib just suuruse poolest, sobib hästi nendele, kes ei vaja pliiatsit, eks ole, et selles mõttes ilmselt... Jah, tõsi, niisugune nii-öelda keskmine eestlane, et mis selle seadme puhul täna on muutunud, tegelikult kogu see innovatsioon nagu Ultra seeski 4 nanomeetrine protsessor, adaptiivne ekraan, kõik see on ju olemas. Küll adaptiivse ekraani puhul on siis nii-öelda see alumine ots siis 10 hertsist, et eelmine aasta oli ta 48. Aga et mis seadme puhul on muutunud, kindlasti ta on füüsiliselt läinud natukene väiksemaks, et ekraani suurus on tal nüüd siis 6,6 tolli, aga kui me räägime välisest disainist, siis jah, ta tõesti jätkab S21 seeria niisugust disaini keelt, küll natukene nii-öelda siis lamedamamat, et ta käes oleks siis ergonoomilisem ja mugavam. Okei, ja tegelikult väga sarnane on ka siis kõige väiksem mudel, mille kohta mina julgeks küll anda sellise nii-öelda hitihoiatuse, sest et kui mina seda esimest korda nagu käes hoidsin, siis mulle meeldib väiksed telefonid ja S22 tavaline on tegelikult oma füüsiliste mõõtmete poolest omajagu väiksem kui eelmise aasta S21 tavaline. Ta on ülimugav käes, et ma pole jupp aega kasutanud ühtegi Androidiga telefoni, mis oleks nii mugav käes. Okei, võime siin tuua võib-olla võrdluseks selle, et mulle tegelikult endiselt väga meeldib Galaxy Flip 3 nii-öelda siis voltitav telefon, aga järgmine asi suuruse poolest ongi see, et kui sa voltida ei taha, või ta on natuke soodsamat telefoni, siis see on tegelikult minu arust ideaalne asi ja see meeldib nagu ilmselt, ma arvan, väga paljudele. Ja mis on selle puhul nagu tegelikult muutunud, ongi see, et ekraan on tegelikult natuke suurem kui eelmisel mudelil, aga või sama suur põhimõtteliselt, 6,2 eelmine aasta, mis 6,1 on nüüd. Eelmine aasta oli 6,2 ja aasta on 6,1. Ja, natuke väiksem, aga samas füüsiline suurus on kõvasti väiksem ja raamid on selle võrra väiksem kui eelmisel aastal, eks ole, et ekraani suurus ei ole nii palju erinev. Et see on fantastiline, et mulle tohutult meeldib selle telefoni see tunne, kuidas ta käes hoida on. No tänu sellele lamedale nii-öelda selle kandilisele kontuurile on nüüd, aga siiski on ta väga ergonoomiline, püsib kindlalt. Väga mugav. Ja sellel on kõik need samad asjad olemas, eks ole, see uus protsessor, hästi võimas. Samamoodi siis
120 hertsine ekraan, eks ole, sealt ei ole tehtud kompromisse. Üks vahe, mis on see, et Ultral on siis kõrge resolutsiooniga ekraan, teistel on tavalise teistel on FHD+. Just, mis tegelikult on täiesti piisav enamus inimestel, mina näiteks peale vaadates praktiliselt silmaga vahet ei tee. Nii et jah, selles mõttes, et suurema resolutsiooniga on see, et kui me vaatame mingisuguseid väga suure resolutsiooniga pilte või detaile, et siis on oluline. No see on ka see, et tegelikult ekraan on ka omajagu suurem Ultral, nii et seal võib-olla tuleb suurem resolutsioon esile. Väikse ekraani puhul see ei tule niivõrd palju esile. Okei, et ühesõnaga mina arvan, et tegelikult kõige populaarsemaks saavadki see kõige väiksem, kõige soodsam ja kõige mõnusamalt käesistuv telefon ja Ultra nendele, kes vajavad sellist tõsist töövahendit pliiatsiga, parimad kaamerat, need on nagu sellised põhiseadmed ja siis see vahepealne on sellistele inimestele, kes lihtsalt tahavad suuremat ekraani. Suuremat ekraani, kus suurem ekraani on parem ja mugavam kasutada. Alustame kas või trükkimisestki. Aga räägime võib-olla ka natukene tahvlitest, mida me siin näidata ei ole, aga Samsungil tuli ka siis Tab S8 seeria tahvlid välja 3 tükki. Just nii, 3 tükki, et nii nagu telefonidki Tab S8, Tab S8 Plus ja Tab S8 Ultra. Et ma võib-olla kõige rohkem räägiksin Ultrast, kuna Ultra on unikaalne, et läbi ajaloo kõige suurem ekraan, mis on siis olnud Samsungi tahvelarvutitel 14,6 tolli. Just, see on ikka väga suur, aga samas ta on niivõrd kitsa raamiga, et ta tundub nagu võrreldes 14 tollist ülearvutiga tundub kõvasti väiksem, kui tundub käes, aga tegelikult füüsiliselt on väiksem aga tegelikult on suur ekraan, et raam on ainult seal 6,3 mm. Just, ja seal on, mis on eriliseks, kõlarisüsteem on, eks ole, väga suurepärane. Ja, et 4 kõlarit, loomulikult Dolby Atmos toega, AKG tehnoloogia ja et juba tegelikult teiste tahvelarvutite pealt tuttav, et kui ma võtan ta landscape'i ja keeran ta portraitist, tegelikult kõlarid muudavad oma asetust, et see heliga siis on ikka nii, nagu ta peab olema. Ja seal on ka siis 20 hertsine ja kiirust muutev... Ja, kuni 120 hertsi, siis värskendussagedus sõltuvalt sellest, ja puutepliiatsi tugi, eks ole, samuti. S-Pen kindlasti, S-Pen on ka komplektis kaasas. Ja ikka. Muideks, mida me S-Peni juures veel ei rääkinud, mõlemal nii tahvlil kui sellel Ultral on ju muutunud see, et S-Peni kasutamine on veel kiirem, ehk siis viivitusaeg on veel väiksemaks. Ja, tegelikult unustasime tõesti mainida, et kui me räägime S22 Ultrast, siis S-Peni viivitus on 2,8 millisekundit. See on juba nagu selline märkamatu. See on sisuliselt märkamatu, see on üle 3 korra kiirem, kui oli S21 Ultral. Ja kui me räägime nüüd tahvelarvutitest, siis Tab S8 Ultral on samamoodi 2,8 millisekundit. Ja võrdluseks ma toon siia siis nii-öelda eelmise mudeli, mis on Tab S7 Plus, et seal oli siis 6,2. Suurepärane. Ehk siis ikkagi väga suur edasiminek jällegi. Ja. Aga räägime võib-olla ka veidi hindadest, et sul on nad kindlasti peas. Ja, et alustame sellest, et Ultrat on saada meil, kui me räägime telefonidest, kolmes mahus, 128, 256 ja 512 gigabaiti ja hinnad algavad siis 1200 eurost ja lähevad siis laias laastus 1500-ni, sõltuvalt siis mahust. Vahepealsed mudelid jäävad seal 1000 euro kanti ja väiksed mudelid jäävad, siis algavad 850 ja on siis 900, sõltuvalt sellest, kas 128 gigabaiti või siis 256. Siin see hinnavahe on nagu pisut väike, et ilmselt 256 on tegelikult isegi selline... 256 on optimaalsem, et tõesti, me ei pea ju mõtlema, mida kustutada. Ja tahvelarvutid hinnad on, lihtsalt tead ka? Tahvelarvutid hinnad täna hetkel veel peast ei tea, aga Ultra kohta võin öelda seda, et Ultra hinnaklass on 1200 eurot. Nad on nii suure ekraani ka, et seal ongi loogiline. Ja, teised on juba soodsamad selles mõttes. Ja tänasest on nad tegelikult eeltellitavad. Just tänasest kuni 24-ndani. Just ja 24-ndast on siis tavamüügis. Ja tavaliselt on Samsungil kombeks, et eeltellijad saavad ka kingituse, kas teekord on samamoodi? Täpselt nii, et eeltellijad saavad siis Buds Pro kõrvaklapid tasuta kaasa. Suurepärane, väga suur eelis. Super, aga siis mis muud, kui tulge vaadake poes või e-poes saab samamoodi pilgu peale visata. Poes muidugi saab ka oma käega katsuda ja tellige, sest et eeltellijad saavad kingituse. Aga meie täname Svenni, aitäh tulemast! Aitäh kutsumast!